Helene Argo, kumb on tantsusaates olulisem tantsunumbrite juures, kas jõunumbrid või ilunumbrid? Ma arvan, et hea tehniline lahendus efektse show'ga on kõige olulisem. Ma arvan ka, et see, nagu öeldakse, Ants Staar ütleb, et tõstetes võetakse punktid maha, aga vahet ei ole. Show on ikka rahvale ja kõik, ma arvan, kõik need kaks asja kokku, ilus tants ja korralikult tõsted sinna juurde, see annabki selle efekti. Kui vaadata nüüd erinevaid tantsukavasid mitme saate läbi, siis on kasutatud väga palju erinevaid aksessuaare, olgu alates toolidest lõpetades rooside ja kõige muuga. Kas see peaks nagu žürii südant soojendama või on see niisama lihtsalt nalja pärast? Ma arvan, et see on mõeldud ikka selleks, et show'le mingisugune iseloom ja omapära anda, et kui osatakse ära kasutada neid elemente ja lõpuni välja mängida, siis nad kindlasti annavad juurde. Teie väga palju pole neid kasutanud? Meie ei ole üldse midagi kasutanud, jah. Aga kuidas tõstetega on? Kas me saame aru, et võib oodata varsti, küll punkte võetakse maha, aga võib oodata erinevaid keerulisemaid tõsteid? Noh, üks keerulisemaid on nüüd see pühapäeva tulemus, ma arvan, nii et see peaks võtma mõnele inimesele kananaha peaks võtma ikka peale. No teie olete see paar, kes on juba tänu ajakirjandusele furoori tekitanud, sest et panite Mart Sanderi kokutama ja punastama. Kuidas te sellisesse seika suhtute ise? Lõbus. Ei, ma arvan ka, et on niisugune lõbus, seega Mart Sander on väga head ütlemistega ja Ants Staar ka alla ei jää, nii et see oligi, tekkis neil omavaheline dialoog, me lihtsalt seisime kõrval ja nautisime seda, et meil on tants läbi ja tuli hästi välja. Mis tundega te saatest lähete? Ma arvan, et kui on vaja minna, siis tuleb minna. Et kui publik ei hinda ja me ebaõnnestume, siis järelikult on nii õige. Ma arvan ka, et ega siin midagi nagu siin häbeneda ei ole, et üle oma varju nagu ei hüppa ja fakt on see, et me anname endast 100%, et see õnnestuks, nii et ongi see, et tähendab see, et paremad jäävad alles ja tantsivad edasi. Mis kogemuse teile mõlemile sellises saates osalemine annab? Meeletult toreda ja kihvti kogemuse. Nagu niivõrd pöörane on, et äge on. Mis saab olla rohkem meeldahta, kui sellise professionaalse tantsija käest tasuta eratunde võtta niimoodi? Tundide viisi. Ma arvan, et see summa peaks tulema siin nagu praegusel momendil kuskil ära hakka peale. Mingi 5, 60, 70 000 juures, kui need tunnid kõik kokku lugeda ja me ei võta seda, me ei arvuta seda rahas üldse. Mulle meeldib see, et tegelikult see niisugust boksu õhkonda siin ei ole, et on niisugust sellist võitlust, aga just see, et kõik on nagu toetavad üksteist, uued inimesed, uued tuttavad, super hea nagu kogemuse ja head tuttavad kõik. top.ee